siis kõige väiksem võtta need punased ja rohelised on selliste enam-vähem normaalsete meeste kummid. Ehk siis võtke endale kõik punased rohelised juba sina. Võta sa ka, Jürgen. Piitsa on peal. Judo paelad, jah? Sinine, uin on sinine või? Musta ei ole või? Uinal on päriselt sinine või? Jah. Sul on must või? Kuule, mis küsid, noh? Üks ole, tõmmake, venitage natuke, saage sellega omaks, nii-öelda tuttavaks, aga esimese asjana, mis me siis tegema hakkame, tegelikult on parem selle kummilamale kohe siia ümber jalgade. Tuttasid siia üles poole, umbes ja mis on selle mõjutus, siis see, et sa seisad umbes selline õlgade laiuselt ja tunned, et nagu natuke raske, et see kumm nagu tahaks jalgu niimoodi kokku tõmmata, aga sina nagu jääd neid välja. Ja kõige esimene asi on siis tegelikult nii-öelda siis puhara aktivatsioon tegelikult. Teeme ka läbi jälle mitu erinevat harjutust. Esimene on siis see, et lihtsalt astud külje peale, astud tagasi kokku. Alustame kõik paremast alast, vaatame sul oleks ruumi. Selline diagonaalis liikumine, nagu sa ütleme, trilaksid palliga. Astud teise jalaga juurde. Ja diagonaalis liigud. Siit ka pane käed ka jälle käima juurde, sul on lihtsam liikuda. Kui sa jalg palju nägid ka, siis käed jälle taskus. Ja vaatad sa teistega kokku ümber. Mis toimub, eks? Teise lihasgrupi juurde ka võtame näiteks praegult nüüd reieneeli pealihased. Selleks väga lihtne harjutus, seisab täiesti vabalt koha peal ja proovid siit sirget jalga tõsta ette nii kaugele, kui sa saad. Tee üks kuskil selline 6-8 korda ühe jalaga, siis vaheta jääda. Ja ära tee seda nagu, ära tekita sellist inertsi, kui sa selle jala ette viid, ära lase seda kiiresti tagasi, vaid proovi just nii, et sa kontrollides tood selle jala rahulikult tagasi, vaata, kuidas mina teen. Ja vahetan jalga ka. Et sul ei pea olema jälle jalgi peaks selle sirge olema siit. See kerge on õnnest põgerdatud. Vaata, et see kummi jääks nagu ilusti siia jalgade ümber püsima. Natuke rohkem harki astuma ja siis teed siit niimoodi reie tagumise lihase aktivatsioon. Tood nagu tahad tuua oma kanda vastu tagumiga. Ja ka seda ka jälle sellise kontrollitud tempoga, eks? Kui liint hakkab sul nagu jalanõudet ära rollida, siis järelikult ei ole piisavalt nagu võta rohkem harksel seis. Siis ta hoiab palju paremini. Võid teha järgmist näiteks ühe jalaga selline 8-10 korda. Ja kõigi lemmikharjutused alati jalapäevalained püügid. Ja nüüd jälgi seda, kummiliit tahab su põlgi tuua niimoodi, et sa tooksid siia sisse. Ja sinu ülesanne on suunama põlved kogu aeg välja. Võitle sellele liindile nii-öelda vastu.
keerad põlve välja. Ja teist põlve ka. Nüüd oleks siis veel üks selline variant, et sa viid kõigepealt oma jala ette, siis tood siit kaare külje peale, viid tagasi ja siis tood alla tagasi. Jällegi kõigepealt ette, külje peale, taha. Kui sa taha lähed, sa võid nagu kergelt kallutad keha ette, nagu teeks pääsukest. Oluline see, et sa sirutad selle jala taha ja tood kõrvale. Ja proovi teine ring veel mõlema jala peale teha. See on siis tegelikult praegu juba selline kombo, et seal on selline kõik reit ees, tuvaremalt teeme reit tagant. Ette ja paned maha. Seda nüüd, kellel on ütleme siis näiteks ühel jalal tasakaaluga probleeme, siis võib seda harjutust vabalt teha ka niimoodi, et panete sõbrale käe jala peale, eks ole, üksteisele ja siis on nagu natuke kergem teha. Siis peate välimise jalaga tegema, eks sellepärast vahetate poollistate teise jalaga. Ka võimalik. Nii, siis valutab. Ehk siis nagu siit. Teie seest küljest ja siit eest ja suuda seest. Selleks üks väga harjutus on nüüd niimoodi, et võta see lint nagu omale jalgade alla. Nii nagu mul. Pane ta niimoodi talva alla, et sa nagu astud sellest läbi. Ja siit harjutus on selline, nüüd üks jalg jääb sul maha, teise jalaga teed põlve tõstad nii kõrgele, kui sa saad ja proovid põlve vastu kõhku teha. Tõstad. Et sellest sõltuvalt sellest, kuhu sa selle lindi omul paned, kas sa panete siia põlvede alla, kas sa panete hüppeliigeste juurde või siis variant on ka, et sa tõstad ta üle põlve. Sõltuvalt sellest siis on see harjutuse nii-öelda raskus sinu jaoks. Ehk mida allpool ta on, seda raskem seda harjutust on teha. Ja isiklikult siis panen praegu kõige alla, kõige raskemasse varianti. Tõstad jalad ülesse ja siit teed nagu käärid. Aga jälle kontrollid, eks ole. Samamoodi toetad siia taha ja tõstad lihtsalt ühte sirget jalga. Sisuliselt tunne on suhteliselt sarnane, nagu me tegime seda püsti, aga võib-olla asenda natuke mugavam. Ja sa võid proovida ka, proovi seda vahet, tõsta seda kummi nüüd näiteks siia põlvede alla. Vaata, kas on natuke lihtsam teha. Proovi esinevad variandid läbi. Tõsta põlved alla ja viimane variant on tõsta ka põlvedest üles poole. Mina ütleks, et kui on üleval pool, siis on oluliselt lihtsam teha. On mul õigus? Kas keegi väidab vastupidist? Keerad puusa, kui te teate jalgpallist sellist harjutust nagu see hip-in ja hip-out on või siis nagu sulge värav ja ava värav. Ma arvan, need väljendid on teile tuttavad. Siis see harjutus on nagu hea arendamaks seda harjutust. Tule niimoodi, jätta see lintamale sinna ümber jälle allapoole ümber hüppeliigeste. Ära kohe ole näoga minu poole, nii et sa näed, mis sa teed. Nüüd on sul jälle üks jalg jääb maha ja teist jalgu keerad puusast niimoodi välja. Harjutuste lõppu veel ühe sellise harjutusega, kuna ma nägin, et see küki tegemine oli nagu selline mõnel mehel nii nagu ta oli, siis proovime lõppu sellise vahva harjutuse, et pane omale see kummilint jälle siia enam-vähem nagu põlvede peale, pigem siis natukene põlvedest jälle allapoole, pool kummi võib olla täitsa põlvekendra peale.
ja siis sinu ülesanne nüüd kükita niimoodi maha, et sul kannad jäävad ilusti maha. Proovi istuda siia mõnusalt niimoodi, mõnusalt alla. Jälle see kumilind tahab su põlvi tõmmata kokku, ära lase, et sina suuna põlved ikkagi välja poole. Kes saab niimoodi tagumikku maha ja vahitab puhas? See on väga andekas. Ma kukun selline. Ole. See annab stiili näised. Istume. Aivar jäigi sinna. Et lihtsalt oleks ka valikuvariant. Aga mina väga tänan. Minu poolt kõik. Aitäh!